põllumajandus ei ole tuumafüüsika, kui sa just uraani ei kasvata. See on Kabiinijutud podcast, kus võtame pulkadeks lahti erinevad põllumajandusega seotud põnevad teemad. Tere, mina siin Kristjan Kabiinijuttudest ja elus esimest korda teeme Kabiinijuttu saate otse traktori kabiinist. Ja täna istun siis rohelise traktori kabiinis ja minu kõrval istub Heilo. Tere Heilo ja kiire küsimus Heilo, kust sa tuled ja mis toitu sa toodad? Ma tulen sellisest ettevõttest nagu Mällane mõis ja me toodame mahe tera ja kaunvilja. Nii, ühesõnaga need toiduained, mis jõuavad mahelettidele, võivad olla suure tõenäosusega sinu põllult? Võivad olla, aga ma arvan, et suure tõenäosusega nad jõuavad võib-olla isegi Poola või Saksamaa lettidele. No väga lahe. Me oleme täna siin põhjusega ja üks peamine põhjus on siis põllumeeste aktsioon üle Eesti. Ja tahakski võib-olla alustuseks lihtsalt küsida, et kõikidel inimestel, kes võib-olla ei tea, mille pärast see toimub, et mis on siis juhtunud, et põllumehed on tulnud nüüd tänavatele? No juhtunud on selline lihtne asi, et põllumeestel on olnud viimased 3 aastat väga keerulised ja üleüldse Eesti põllumehed saavad Euroopa Liidu toetusi 80% keskmisest ja seda vahet on üritatud kogu aeg vahendada ja jõuda miinimumi. Ja Euroopa Liit on nüüd selleks eraldanud vahendid, et okei, võtke 546 miljonit järgmisel perioodil, aga mida Eesti valitsus hetkeseisuga plaanib teha, on kasutada seda mitte põllumajanduslikel eesmärkidel. Okei, nüüd küsimus siis võib-olla see, et kui nüüd Eesti valitsus ikkagi saab aru, sõnum jõuab kohale, mis läheb siis paremaks, kui need vahendid kõik jõuaksid põllumajandussektorisse? Esiteks praegu põllumehed finantseerivad oma käibe puudujääke juba põhivaraga ehk investeeringu võimekus on mitte ainult 0, vaid negatiivne ja põllumajandus on sektor, mis vajab pidevalt investeerimist. Ja teine muidugi on see, et me sellega hoiame seda, et maa, mis on täna meie inimeste käes, meie põllumajandusettevõtete käes, ei rändaks seda välismaiste fondide või mingisuguste muude omanike kätte, kellega võib-olla ei ole meil samad huvid. Ühesõnaga, kui nüüd rahad ei jõua, ütleme õigesse potti, siis tegelikult hakkab juba tehtud tööd hakatakse maha müüma justkui, mis tähendab seda, et asi ei liigu enam õiges suunas. Nüüd küsimus sulle selles osas ka, et kui nüüd asjad ei liigu õiges suunas, siis oht on, et meie oma kohalik toit hakkab vähenema. Mis sa arvad, mida see sinu hinnangul tähendaks eestlase toidulaua jaoks? See tähendab seda, et meil hakkab jõudma võib-olla isegi odavamat toitu Euroopast, aga see odavam toit Euroopast ei tähenda kvaliteetsemat toitu. Ja pikas perspektiivis mõtleme sellele, et meie lapsed, keda me tahame, et siin Eestimaal oleks palju ja neil oleks hea tulevik, kui nemad üks hetk ei saa tarbida Eesti toitu, sest seda ei toodeta ja mingisuguste kriiside tõttu need rekkad ja laevad ei jõua ka siia, mis siis saama hakkab? See on väga hea küsimus ja see natuke puudutab minu järgmist küsimust ka, et kui nüüd see kõik nagu nõrgeneb ja võtame näiteks sinu siis piirkonna, kus sina nii-öelda tegutsed, siis kuidas sinu kohalikku kogukonda mõjutab? See tähendab seda, et inimesed lihtsalt elavad maal, kes suudavad maal elada, sest maal elamine on kallim, sa pead ikkagi tööle käima kuskile ja see töökoht ei ole sul enam võib-olla põllumajandussektor, see võib olla linnas, aga mis see point siis enam maal elada on, kui sa ei suuda seda piisavalt ütleme elatist teenida, et linna käia või maal olla, et see on keeruline, ma arvan, et meie piirkond hakkab pigem inimestest tühjemaks jooksma. Ja teadupärast see nii-öelda tühjaks jooksmine juba nagu ka toimub, kui nii võtta, eks ole? Jaa, et proovi täna maal mingisugust töökohta leida, kui ise ettevõtja ei ole ja midagi ei tooda, et väga keeruline. Ja kui sul on ka lapsed, siis see tähendab sinu jaoks ka logistilist õudusunenägu ju trennid ja kõige muu mõttes, et sul peab olema selleks oma auto, sa pead sinna sisse ostma kütust või sõidad elektriga ükskõik, aga kui see lõpuks läheb kõik nii kalliks ja ajaliselt kulukaks ja siis miks? Jah, aga maaettevõtlus on tegelikult see, mis hoiab maaelu elus ja hoiab ka inimesi seal. Ja lõppu võib-olla küsiks sinu käest seda, et kui nüüd see inimene, kes sõidab siin teedel, sõidab sellest traktori rivist nagu mööda, siis mida sina tahaksid, et see inimene endaga tänasest päevast kaasa võtaks?
Ta võiks endaga kaasa võtta selle, et kui ta läheb järgmine kord poodi, siis ta esiteks valiks Eesti toidu ja teine on see, et ta viiks ennast kurssi sellega, miks põllumajandust on vaja toetada ja saaks aru, et see toetus ei ole mitte põllumehele, vaid talle, et toit oleks poes odavam. Selge pilt, mina tänan Heilo sulle su aja eest ja loodan, et tänane päev on igatepidi tulemuslik. Aitäh, Kristjan, jõudu! Täna on neljapäev, 19. märts ja mul on hea meel olla võõrustatud, külla kutsutud kabiinijuttudega ja minu kõrval siin on põllumees Üllar Kaaver. Tere hommikust! Ja vastab tõele ja tere hommikust! Me oleme siin siis täna seoses sellega, et meil on põllumeeste poolt üle-eestiliselt korraldatud aktsioon, et juhtida tähelepanu siis sektoris valitsevale olukorrale. Saan ma sellest õigesti aru? Ja just, selle põhjal me oleme siia kokku saanud. Väga hästi. Et üks peamine osa sellest, eks ju, on seotud just siis selle sissetuleku lõhe teemal. Ehk inglise keeles on see agri-prosperity gap, aga eesti keeles sissetuleku lõhe. Et mida see lõhe Euroopa ja Eesti põllumeeste vahel tegelikult tähendab sinu kui põllumehe jaoks? Jah, tõsi. See on nii, et me kõik teeme ühtemoodi tööd, harime põldu, kartame loomi ja peame loomi, toodame piima. Teeme ühtemoodi tööd, aga toetused on Euroopa mõistes juba erinevad. Ja nüüd, kui see sõnum välja taodeldud summa osas jõuab Eestimaale, siis siin tehakse veel omaette korrektuurid, et kaheldakse, et kas põllumeestel on seda raha ikkagi väga vaja. Ja tegelikult hästi palju seda sõnumit me ise siin kuuleme, et on pandud just sellesse aspekti, et kui seda ei tule, et mis siis juhtub. Aga ma ise olen niimoodi kogenud, et tihtipeale on hea ka positiivsest suunast teatud muutusi vaadata, et kuidas sa sõnastaksid, mis oleks see, mis läheb hästi, kui nüüd see toetus tuleb täies mahus sektorisse, et mis on need head tulemused selle najal sinu hinnangul? No ma arvan, et me suudame siis oma tootmist ikkagi jätkata, vaatamata nüüd juba järgmistele probleemidele, mis on seotud regulatsioonidega ja kütusehinna tõusuga ja väetiste hinna tõusuga, et samm-sammult me võtame järjest neid kõrgenevate sisendihindadega asju vastu, et seni, kuni me jaksame, nii kaua me toimetame. Hästi. Samas me tunneme seda ka, et mure on eks ju tegelikult suur üleval, see on ka põhjus, miks on täna siia, meie siin visuaalselt näeme ka, et väga suur kogus masinaid kogunenud, et paljuski seda kõike ju puudutab, see kõik puudutab meie kõikide tarbijate elu, et kuidas antud olukord, kui see ei lahene positiivselt, mõjutab tänast tarbijat, kes Eesti toitu tarbib? Võib-olla hetkel ei mõjutagi, aga pikas perspektiivis eks see viitab ikka järjest nendele tõusvatele toiduainete hindadele, et selleks peab tarbija valmis olema. Jaa, me oleme siin nüüd hetkel seismas ootamas, et teha läbi linna äärt sõitu ja meist sõidab siin erinevaid tavasõidukid mööda, et kui nad nüüd vaatavad seda rivi, siis mis peaks olema sinu arvust see sõnum, mida nad sellest möödasõidust siin hetkel saavad, et nii palju masinad on tänaval? No, arvestades seda, et Eesti inimene üldse on selline tagasihoidlik ja ta ei kipu ennast afiseerima ja oma tegemisi ja muresid väga kurtma, siis see näitab seda, et põllumehel on ikkagi mingisugune mure ja sellepärast ta siia on tulnud. Just, ja me oleme tulnud just siia linna, eks ju, kus põllumees võib-olla oma masinaga, nüüd isegi võib-olla, aga päris kindlasti igapäevaselt ei satu. Et põllumees paikneb ja hoiab maaelu üleval. Seega, kuidas praegune olukord sinu hinnangul, sinu kodukanti mõjutab, et nii see, et kui saavutatakse eesmärk või eesmärki kahjuks ei saavutata, et mis on need võidud ja kaotused sinu kogukonna jaoks? No, ma usun, et see sõnum nagu Eesti ettevõtluskliima osas on laiem, et
kuna me ei hiilga just selle ettevõtluskliimaga, siis see on üks märk jälle võimalikust ettevõtluse vastasusest või et kui me ei taha tuuleparke, me ei taha tselluloositehaseid ja siis võtame siin ka neid toetusi maha, et pigem on ta siis ikkagi töökohtade kadumine, mitte juurde tekitamine. Et peame selleks valmis olema, aga töökohtade kadumisega kaovad ka muud omavalitsuses eksisteerivad ettevõtted ja teenused. Just, seega see ahel, eks ju, mida see kogu otsus selle 546 miljoni osas mõjutab, on tegelikult hästi pikk ja ulatub väga paljude inimeste igapäeva väga süvitsi ellu. Absoluutselt, et kui vaatame nüüd ajaloos tagasi ja mitte väga pikas ajaloos ikkagi taasiseseisvunud Eesti mingit 25 aastast perioodi, siis on põllumeeste arvukus vähenenud circa 80%, ja kui see tendents jätkub, mis on suhteliselt reaalne, ei tasu olla väga sinisilne, et see edasi läheks, siis võime mingi 20-25 aasta pärast tõdeda, et neid põllumehi on järel alles, räägime põllumajandusettevõtetest, et nendest on alles 3000-5000 ettevõtet, et see on juba väga tõsine ohumärk, et riskid lähevad siin väga suureks. Täitsa mõistetav. Siia lõpetuseks, kevad on tegelikult väga suuri samme siin tegemas. Kuidas sulle tundub? Kuidas selle kevade algus põllutööd osas tulemas on? No ei julge midagi prognoosida, et on varsti ligi 40 aastat põllumajanduses töötanud ja iga kevad on uus ja et viimasel hetkel võib tulla selliseid üllatusi, positiivsed ja negatiivsed, et peame kõigeks valmis olema, nii et ma ei ennusta ette siin, ma ei ole seda masti inimene. See on vägagi mõistetav, aga mulle meeldib, et sa ütled, et selleks peab olema valmis, mis tähendab, et mõtteviis on õiges suunas. Aitäh sulle, Üllar, et sa leidsid selle aja ja edukat aktsiooni ja hoiame Eesti põllumajandust. Hoiame, aitäh. Olen jõudnud uuesti ühte kabiini juttudega ja mul on hästi hea meel olla siis kabiinis kaasa sõitmas hetkel sellest aktsioonist siin Tartu külje all koos põllumehe Rein Kermesiga. Tere hommikust! Tervist! Räägi mulle, Rein, kus kaugelt sa täna üldse siia sõitsid? No mina tulen endisest Puhjavallast, nüüd on ta Elva vald ja sealt Karjärve kandist, Ärjanurme külast. Selge pilt ja selles suhtes ma siit vaatan ilusti kõrgelt, tihtipeale igapäevast ei saagi nii kõrgel istuda siin Tartu ümber olevatel sõiduteedel, et ilus selge ilm on meil. Kas sul on ka, tekitab see natukene sukast paremat tunnet ja niimoodi ja uhkemat tunnet koos teistega koos sõites siin? See, et ma siin olen, tekitab ikka väga uhket tunnet ja et see kogu sündmus niimoodi on hästi korraldatud, see on väga tore. Super, aga räägimegi sellest sündmusest, et me kuuleme erinevaid tiitleid, ent me siin kahekesi kabiinis istudes juba arutasime ka, et tegemist on väga selgelt just aktsiooniga. Et räägi enda vaatevinklist, mis on nii sinu kui ka teiste sinu ametivendade tänane eesmärk siin aktsioonis osaleda? Eesmärk on kõigepealt meelde tuletada seda, et põllumehed on olemas ja põllumehed teevad väga palju selleks, et meil oleks oma toit meie toidulaual, et me oleks üks iseseisev riik, kes suudab ennast ise ära toita. Sellel asjal on mitu eesmärk. Teine eesmärk on kindlasti see, et näidata, kuidas põllumehed on võimelised organiseeruma ja selle üks korraldajaid on ju Kevili ehk põllumeeste ühistu, mis
mis ongi üsna suur märk tänases olukorras, kus kõik kaklevad kõigiga, aga Kevilju jääb kokku. Ja kolmas, mida kindlasti peab väga oluliseks pidama sõltumata sellest, kuhu sa kuulud või kes sa oled, on see, et me oleme 22 aastat Euroopa Liidus, aga me ei ole jõudnud veel oma Euroopa Liidu kolleegidel silmis nendega võrdsele tasemele. Me oleme ikka mitukümmend protsenti nende arvates kehvemad, kui me tegelikult oleme. Nii et kindlasti me tahaks ka põllumeestena olla Euroopa Liidus täie jõuga ja aktsepteeritud. Jaa, see sissetuleku lõhe Euroopa põllumeestega ongi üks peamine mure ja selle siis antud mure lahendamiseks eraldatud summa, mis on natukene sellise lahtise tõstuki peal, et ei tea, kus pooles täpselt kukub. Et sisuliselt on ta suunatud just siia sektorisse, ent nagu ma aru saan, siis on antud talle võimalus, et seda ei pea just kukutama või mitte kukutama, aga asetama põllumajandusse. Et oskad sa natuke täpsemalt tuua välja, mis on need ebavõrdsed olukorrad, mis Euroopa põllumeest ja Eesti põllumeest eristavad? Eks ta see olegi, et me ju ostame kõik asjad, vahendid, et põldu pidada ja seal kvaliteetselt tööd teha, ostame Euroopa võrdsete hindadega. Ja me müüme ka need asjad tavaliselt siis turuhindadega või börsihindadega maha, samamoodi nagu teised Euroopa põllumehed. Ja siis korraga seal vahel on nüüd see suur erinevus, mida meile seletatakse, et umbes, et te olete nii väikesed ja tõsi ta on, et üks traktoritootja ütles, et kogu Eestisse müüdav selle traktori margi kogus tehakse seal tehases valmis poole päevaga. Ja selle tõttu ei ole võimalik rääkida umbes, et see margi esindaja ütles, et seisa või pea peal, aga see poole päeva toodang ei ole küll märk selleks, et arvestada kas hinnasoodustuse või koguse või millegi muuga. Nii et nagu selles mõttes see, et meid vähe on muidugi osalt meie oma süü, et meid ei ole 40 miljonit, aga eks me püüame. Ja samas eks eestlasele ole ka ju meele järgi võib-olla ka see, et meil on siin palju ruumi, kus me saame oma tegevusi teha, et mõneti on selleski oma väike uhkus, kas pole? On. Ja seda tuleb kasutada, me püüame seda võimalikult mõistlikult kasutada ja ikkagi kõige selle juures ma ei saa aru, miks me ei ole päris eurooplased. Jaa, ma tulen natukene sellest Euroopast nüüd siia lähemale, tulengi siia samasse Tartu linna, et selle aktsiooni raames on siis põllumehed tulnud siis maakantidest. Ma ise tahaks öelda, et mitte maalt, vaid just tööpõllult tulnud linna. Ja me oleme praegu siin hetkel salvestuse käigus ka siis Tartu külje all just sellises Tallinna maantee poolse ringi peal, kus ma näen, et on ringi pealt maha sõites oli omajaga autosid juba seismas. See tähendab, et meid siin, traktoreid ja põllumehi on märgatud. Aga mis sinu arust võiks olla see sõnum, mida nüüd inimesed, kes näevad hetkel seda aktsiooni siin toimumas, mida nad peaksid sellest aktsioonist endaga kaasa võtma? Kindlasti ei pea nad kaasa võtma seda, et nende vaba liikumise võimalust häiritakse. Et nad peaksid võtma seda sõnumit kaasa sellisena, et põllumees ei tule välja siis, kui väga suur probleemi pole. Nii nagu üks laul ütleb, et metsad mühisesid ja mehed nohisesid ja tegid oma tööd. Aga kui ma kohtun oma kolleegidega, siis ikka sagedasti on esimene küsimus, et kuule, kas sa veel jätkad või paned pillid kotti? Et 3 viimast aastat on olnud need, kus ei ole meil vanataadiga väga head kokkulepped olnud ja muudki asjad, et
ma arvan, et need inimesed, kes meid näevad, võiks võtta selle sõnumi kaasa, et asi on niisugune terakese pääl, et ei tea, kuhu poole ta nüüd kaldub. Jaa, et selles suhtes see, mis sa ütlesid ka, et inimesed küsivad, et et kas sa veel jaksad teha, et tegelikult mis iganes ametipostil nüüd ka mina ja ka kuulajad istuvad, siis tegelikult ega see ei ole ju kõige mugavam küsimus, mida küsida üldse inimese käest, sest et me teeme üldiselt neid töid ju sellepärast, et see läheb meile korda ja ma arvan, et siin ei ole küsimustki, et põllumajandus on see, et tegevus, mida sa teed sellepärast, et see läheb sulle korda. No ta on üks väga tore tegevus. Ta on tegevus, kus sa näed õige kiiresti oma tööl ja pingutusel tagajärgi ja mina olen inimene, kes peab kõige ilusamaks aastaajaks seda, kui orast ärkab. See on, ka sügisel osa oraseid tärkavad, aga siiski kevadel loodus ärkab, kõik tahab kuhugi minna. Seda iga päev näha, see on niivõrd tervistav ja lõõgastav ja mõnus tegevus, et sellepärast ma seda ka teen. See kõlab väga ilusasti ja ma tahan selle positiivse tooniga tegelikult siit ka jätkata, sest et tahest tahtmata murede juures me keskendume tihtipeale sellele, et midagi läheb kehvemaks ja midagi on puudu, mis on absoluutselt tõsi. Ent võtame selle tänase aktsiooni natuke sellisesse positiivsesse vaatesse, et meie eesmärk on ju saavutada midagi ja see miski on see, et põllumehed saavad tähelepanu, need toetused laekuvad õigesse suunda ja üldine arusaam põllumajandusest kui sellisest paraneb nii tarbijate kui ka poliitika mõjutajate osas. Et mis sinu hinnangul on need suuremad ja ka väiksemad plussid, mis siit saavad tulla? Sellelt tänaselt sündmuselt saab tulla, nagu ma enne juba mainisin, et on 3 tähtsat asja, mis siit saavad tulla, on meie oma kodune sisene arusaam asjadest ja arusaam kogu Euroopas asjadest, nii et siiski kogu see asi on, nagu otsin, üks ennetus, tähelepanu juhtimise sündmus. Just. Seega tähelepanu, ma usun, me siin püüame, sest jällegi kabiinist vaadates nii ette kui taha, see rivi meil on siin väga uhke ja võin kinnitada, et tavasõidukid saavad ilusti rahulikult meist siin mööda sõita. Küsin sellise küsimuse su käest ka. Tähelepanu kohta veel hommikul, kui ma sõitsin siiapoole, olid siin samas Viljandi maantee ringi peal terve lasteaia lapsed, kõigil käed püsti läbitsid. Praegu tee ääres inimesi on ikka üllatavalt palju, kellel on kaamerad, käed püsti ja mulle paistab, et hakkab see esimene eesmärk hakkab juba realiseeruma. Inimesed saavad positiivselt aru, mis siin täna toimub. Just, seda on tõesti siin näha ja see tõesti tekitab tegelikult ka rõõmu, sest et ei ole keegi rusikat viibutamas või olemas pahandamas, vaid tõesti me näeme siin ikkagi sellist elevust, ma tahaks kasutada seda sõna. Õige sõna. Ja, arvestades ka seda, et toidu tootmine ja põllumajandus, mis on üks ja sama asi tegelikult, on ju väga paljuski just suunatud mitte sellele, et see on ettevõtlus ja kellegi töö, aga selle tulemus on inimeste reaalne toit. Et kui me võtame nüüd need tänased murepilved, mis meil on sektoris üleval, kuidas sinu hinnangul need mõjutavad lühemas ja natukene ka pikemas pildis tarbijat, seda inimest, kes ise toitu ei tooda, aga tarbib. Et selle aktsiooni valguses, mida peaks see tarbija siit võtma endaga kaasa? No see on võib-olla natuke ära leierdatud jutt, mis ma nüüd räägin, aga kui üks meie president ütles, oma riik on kallis. Ja seda kallis tuleb mõista selle sõna kõikides tähendustes. Ja kui me tahame, et meil see oma riik on, siis sellel riigil peavad teatavad võimsused olema. Ja oma toidu tootmine oma riigis
on üks võimsus, see on julgeolekuvõimsus. See on see sama, kas Lockheed Martin tuleb siia või suudame oma toitu toota. Kui me seda ei suuda, siis me oleme olukorras, mis Euroopa oli 4 aastat tagasi, kui ta oli Vene nafta tissi otsas ja ainus koht see oligi. Nii et selles mõttes me peame olema sõltumatud ja see aktsioon siin täna on üks viide meie võimalikule sõltumatusele, kui see saab ikka jätkuda. Just, sest et toidujulgeolekut kui terminit me kuuleme ju hästi tihti viimasel ajal erinevate suude kaudu, erinevates valdkondades isegi, aga tegelikult sellest võib-olla niimoodi lahti mõtestatult ei räägi, et toidujulgeolek paljuski on just minu arusaamist läbi see, et me suudame ise siin riigi sees toitu toota. Ühtivad meie mõtted selle poole pealt või on sul natuke teine vaade? Ei, ma arvan, et see täpselt nii ongi ja kui kellelegi tundub, et kusagilt tuleb odavam toit, siis keeran jälle jutu sinna samma tagasi. See toit tuleb sealt sellepärast odavamalt, et seal selles riigis maksumaksja maksab juba oma põllumehele osa sellest tema tegevusest kinni ja see riik, kus see suur osa Euroopast peab seda väärtuseks. Just, et tegelikult jah, see on väga hea, et sa selle tähelepanu sinna juhid, et seal on alati põhjus, miks mingisugune toit on odavam ja see põhjus on sellest, et seda toetatakse, et seda saab teha odavamaks ja see peaks olema ju eesmärk ka meie enda kohalikuga toiduga, sest et siin, mis on kohe oluliselt lihtsam toidujulgeoleku seisukohast, on ka juba puhtalt see, et see toit tuleb siit samast lähedalt. Jah, see on ja üks postulaat, mida on räägitud, et inimene peab sööma seda, mis on kasvanud temast 50 kilomeetri raadiuses. No ja kui need 80 traktorit panna siia ümber Tartu, siis ma arvangi, et meie kõikide nende vahele jääb vähem kui 50 kilomeetrit maad, nii et ikka oma. Just, seega see toidu tootmine on ikkagi sõna otses mõttes tänasel päeval siin 19. märtsil tulnud Eesti suuruselt teise linna otse kätte. Aga suur aitäh sulle, Rein. Meil sõit siin jätkub veel edasi. Vaatame, kuidas Uhkerivi edasi kulgeb ja saan ma õigesti aru, et kui sõit kui selline on kolonnis tehtud, siis jõuavad traktorid siis ka erinevate näiteks lasteaedade juurde. Oled sa ka valmis plaaninud minna või asud juba kodu poole, et muid põllumajandustegevusi teha? Jah, mul on täna veel plaanis teenindusest läbi minna pärast seda aktsiooni, et traktorit natukene silitada ja talle meelejad teha, et ta ilusasti ikka vastu peaks. No muidugi, sest et nagu sa ise ütlesid, et aasta kõige ilusam aeg on tulemas, seega tuleb ka oma kallid masinat, eks ju, poputada ja hoida, et temalgi oleks rõõm seda ilusat hooaega alustada. Jah, sest et tema seltsis veedan ma võib-olla ajaliselt võrreldes abikaasaga teisel kohal. Just, asi, mille peale võib-olla ei mõtlegi siit kabiinist väljaspoolt vaatleja. Seega need, kes täna on vaadanud ja nüüd kuulavad ka seda salvestust, siis nüüd teate, mis emotsioon ka kabiinis kaasas käib, kui seda suurt 4-rattalist masinat tänava peal näed. Aga aitäh sulle veel, Rein, ja edukat aktsiooni jätku sulle. Kõike head.